Objektiivi raadio. Tervist, Objektiivi raadiosaate kuulajad, mina olen Markus Järvi ja teisel pool internetisilda on siin raadiosaates alati Veiko Vihuri. Tere Veiko! Tere Markus ja tere head kuulajad! Täna räägime sellisest juhtumist, mis on Tartu ringkonnakohtus ja Tartu maakohtus hiljuti aset leidnud. Nimelt eile saime teada, et prokuratuur ei kaeba edasi Tartu ringkonnakohtu otsust, millega siis mõisteti Tartu abilinnapea Priit Humal ja ettevõtja Parvel Pruunsild õigeks. Priit Humalat süüdistati toimingupiirangu rikkumises ja ettevõtjad Parvel Pruunsilda sellele kaasa aitamises. Ja tõepoolest siis Tartu ringkonnakohus jättis jaanuaris jõusse Tartu maakohtu eelmise aasta 11. veebruari otsuse, millega mõisteti Humal ja Pruunsild õigeks ning nüüd on siis loobunud prokuratuur selle otsuse edasi kaebamisest. No see otsus on tegelikult ja kogu see kohtu saaga on saanud päris palju avalikku kajastust meedias, sellepärast et kohtusaaga üks osapool Parvel Pruunsild on väga teravalt võtnud sõna meie prokuratuuri ja kohtu ja justiitssüsteemi vastu. Nii on ta muuseas öelnud ühes intervjuus. Prokuratuur on karistamatu, kaitsepolitsei on täiesti karistamatu ja riigi juhtiv prokurör Taavi Pern muudku ajab minu ja Isamaa vastast asja edasi. Ameerikas pandaks selline inimene kinni, sest ta on kohtus korduvalt valetamisega vahele jäänud. Kuidas saab õigussüsteem niimoodi töötada? Ja need kapotüübid, kes käisid Sakalas õlut joomas, täiesti puutumatud tegelased. Ja siis Pruunsild jätkab ja sellepärast, et tema ja Isamaa vastu on algatatud üks teine protsess. Minu ja Isamaa kohtuasjast saab Eesti kohtusüsteemi häbiplekk, on siis Pruunsild oma poolt kinnitanud. Sul peab olema kõva närvisüsteem ja suur rahakott, et selle süsteemi vastu võidelda. Mina pääsen puhta nahaga ja ilmsesti ka Isamaa asjast. Mul on aga kahju inimestest, kes jäänud või jäävad hammasrataste vahele ja kellel pole sellist närvikava ning sellist rahakotti, ütleb Pruunsild erinevates intervjuudes, mis on antud nii Postimehele kui ka ERR-ile siin viimasel ajal, kus toon on olnud, kordan, väga kriitiline prokuratuuri ja ka kapo osas. Kapot on muuseas Pruunsild võrrelnud suisa omaaegse KGB-ga. Mis meil siit nüüd välja paistab, on see, et millele on Objektiiv ka pikemat aega tähelepanu juhtinud. Välja paistab eelkõige prokuratuuri, uurimisorganite ja kapo täielik kallutatus ning selliste nii-öelda tellimistööde tegemist eelkõige poliitilistel, maailmavaatelistel alustel. Ehk tegelikult paistab meile välja siit poliitiline korruptsioon ja olukord, kus tõesti prokurorid kohtus valetavad, nii nagu Pruunsild seda väidab olevat juhtunud, peaksid päädima ikkagi väga tõsiste distsiplinaarmenetlustega, aga mitte sellise olukorraga, nagu meil praegu siin on, ehk siis põhimõtteliselt nii kapo kui ka prokuratuur tunneb ennast olevat kindlustatuna ning täiesti süüdimatult võib inimesi edasi menetleda ja protsessi hammasrataste vahele suruda. Jah, kui me mõtleme selle peale, et ühel pool on riik, ehk siis teatavad uurimisorganid, kellele on antud õigus algatada menetlusi kodanike vastu, juhul kui nad seda heaks arvavad ja mingisuguse paragrahvi leiavad, millega seda menetlust põhjendada. Ja nende organite käsutuses on ikkagi päris suured rahasummad menetluste läbiviimiseks, uurimistoimingute tegemiseks, rahasummad, mis on ära võetud maksumaksjalt. Meie maksudest ju tegelikult riik saabki tegutseda ja kaasa arvatud need niinimetatud õiguskaitseorganid. Ja kui me kujutame nüüd ette olukorda, et olete tavakodanik, lihtkodanik, võib-olla olete mingisuguseid
poliitilisi vaateid siin avaldanud valjuhäälsemalt kui sobilik ja need vaated ei lähe valitseva suunaga väga kokku, siis võidakse ka teie suhtes alustada menetlust, leitakse ikka mingisugune paragrahv, nii nagu vanadel aegadel öeldi, et andke meile inimene, küll me paragrahvi leiame ja riigiaparatuur hakkab teid menetlema. Niinimetatud õiguskaitseorganid hakkavad teid menetlema. Nende poolt on seadused, neil on antud õigused, õigus teostada läbiotsimisi, teostada jälitustoiminguid, kutsuda teid välja, lõpuks tirida teid kohtupinki, siis järgneb kohtumenetlus, see võib kesta aastaid ja aastaid läbi erinevate kohtuastmete. Ja kui te soovite ennast kaitsta, siis te olete olukorras, kus te peate hakkama välja käima väga suuri summasid, sest kvaliteetne õigusabi on väga kallis. Kui te võtate mõne tavalise nii-öelda nurgaadvokaadi ja maksate midagi igaks juhuks ära, et inimene tuleks kohtusse ja võib-olla teid seal siis nagu esindaks, et siis te ei saa ka ilmselt seda õigeks mõistvat otsust kohtust. Ja ma arvan, et tavainimene pigemini läheb üldse kokkuleppele. On valmis ennast süüdi tunnistama ja siis on see nii-öelda kokkuleppemenetlus ehk siis või kuidas seda nimetataksegi ja selle eelduseks on, et inimene tunnistab ennast süüdi ja siis talle määratakse kergem karistus, võib-olla mitte siis vanglakaristust, vaid tingimisi karistus või vähendatakse neid vangistuse aastaid või trahvimäärasid, kuidas iganes. Aga kui sul on natukene rohkem raha, nii nagu Parvel Pruunsillal on, ta on ikkagi tuntud ettevõtja, erakond Isamaa suur rahastaja ja tema toob seda välja, et temal tõepoolest on võimalik ennast ka endale lubada kvaliteetset õigusabi. Ja kui ma nüüd mäletan õigesti neid intervjuusid ja uudiseid, mida ma vaatasin ka enne saate algust selle juhtumi kohta, siis need õigusabikulud läksid ju sadades tuhandetes. Ja, või siis üldse laiemalt kõik need kulud. Ja kohus tegi sellise otsuse, et seal umbes 30 000 tuleb siis Pruunsillal endal kanda. Või oli siis koos Priit Humalaga kokku kahe peale. Ma seda praegult ei oska öelda, aga 10 000 eurodest me räägime. Olukorras, kus kohus mõistab sind õigeks ja ütleb, et tegelikult see menetlus, mille prokuratuur algatas, oli alusetu. Inimene on mõistetud õigeks 2 kohtuastmes. Ja nüüd, miks me täna sellest teemast üldse räägime, on see, et prokuratuur armulikult loobus seda otsust edasi kaebamast Riigikohtusse. Tegelikult prokuratuuril oleks olnud veel võimalik venitada selle protsessiga ja oleks võib-olla veel järgmine aasta läinud, juhul kui Riigikohus oleks selle suvatsenud oma menetlusse võtta. Ja kõik see aeg, mis siis toimub nii-öelda eeluurimine või kohtueelne uurimine, pluss siis kohtuprotsessi aeg ja me teame, et esimese ja teise astme kohtulahendeid lahutab tervelt aasta. Kõik see aeg inimene esiteks on närvis, sest tema vastu tegutseb riik, ta peab taluma seda kohtumenetlust ja teiseks ta raha kulub pidevalt ju advokaatide peale, kes on palgatud teda kohtus esindama, eriti sellistes kaasustes, kus on kas ranged karistused või kõrged trahvimäärad mängus, kus sa lihtsalt pead kulutama raha, et sa veel rohkem ei peaks kulutama. Ja nüüd selles olukorras otsustab kohus, et osa nendest kuludest jäävad inimese enda kanda, keda on täiesti põhjuseta, süütult, põhimõtteliselt riigi õiguskaitseorganite poolt taga kiusatud. Ja küsime nüüd ka teise küsimuse, et kas siis
see asjatu menetlus, põhjendamatu süüdistus, kuidagi ka sellest prokuratuuri töötajaid kuidagi karistatakse või kas need kulud tuleb nende enda taskust kanda? Ei. Prokuratuur tegutseb tuimalt edasi, võtab ette juba järgmised asjad, seekord läks kohtus nii, ei saanud süüdi mõista, ei saanud, mis seal ikka, eks ole, meil on siin juba uued projektid, meil on siin juba uued tegevuskavad, et kahju küll. Aga need 100 000, mis on kulunud selle konkreetse menetluse peale läbi kõikide nende aastate ja sinna kuuluvad ju lõppude lõpuks ju ka kõik need uurimisorganite menetlused või menetlustoimingud, eks ole, kõiksugu jälitustegevused, tõendite kogumine, hindamine, palgad, tegelikult kohtukuludest on ju asi veelgi suurem, kui me võtame selle kogu menetluse maksumuse kokku ja see arve ei lähe mitte prokuratuuri töötajatele, konkreetsetele prokuröridele, vaid see arve tuleb sulle, tuleb mulle, tuleb meie kuulajatele, tuleb Eesti rahvale kui maksumaksjale. Meie maksame kinni selle oma maksudega ja siis öeldakse meile, et riigipidamine, kvaliteetse õigusriigi pidamine ongi kallis ja tuleb mõnda maksu jälle tõsta, et need kulutused kinni maksta. Ühesõnaga, see on täielik karistamatus, mis meile vastu vaatab sellest protsessist. Ja ma ei ole veel rääkima hakanudki sellest teemast, et kuidas on üldse võimalik, et prokuratuur selliseid poliitilisi protsesse algatab. Kuidas siis ka Kaitsepolitseiamet või ka muud asutused, mis on ju põhimõtteliselt seatud õiguskorda kaitsma, tegelikult teevad kellegi huvides tellimustööd või siis on ise nii kõvad tegelased, et nad algatavad poliitilisi protsesse. Vot see on ka üks küsimus, millele me peaksime otsima vastust. Ma mõtlen üldisemal tasemel, et aru saada, et kes siis ikkagi neid protsesse tellib. Kas see on nüüd prokuratuuri ja Kaitsepolitseiameti enda algatus, võtta sihikule teatud erakonnad, teatud poliitilised suunad, teatud maailmavaade ja siis selle pinnalt algatada protsesse, mis kahtlemata mõjutavad ka poliitilist tegevust. Et tegelikult me ju teame ja seda on ka Parvel Pruunsild välja öelnud, et tema arvates see protsess, mis tema ja Priit Humala vastu algatati, siis nii-öelda väidetav toimingupiirangu rikkumine abilinnapea Priit Humala poolt ja siis Parvel Pruunsild olevat olnud huvitatud Eesti Rahva Muuseumi näituste hoone äraostmisest ja siis olevat nagu selline korruptiivne suhe seal olnud, mille siis mis kõik kohtus ümber lükati, eks ole. Et see on nagu asja üks pool, aga laiem küsimus on ju ikkagi see, et kes siis nagu otsustab nende protsesside algatamise üle, kust tuleb see poliitiline tellimus või kui see ei ole poliitiline tellimus, mis hetkest alates on meie prokuratuur või kaporatuur, nagu me seda ka nimetame, otsustanud hakata selliseks poliitiliseks agendiks Eesti poliitilisel maastikul, sest nagu mul jäigi see mõte nagu lõng läks korra katki, et mida siis ka Pruunsild ju ütles välja, et see protsess on algatatud tegelikult erakond Isamaa vastu, et võtta sihikule Isamaa kui erakond, et seal kohtutoimikus olevat olnud siuke tore kaust number 4, kus siis oli vahele jäänud üks sedel uurijate poolt, et siis inimesed, kes siis tegelesid selle kauste kokkupanekuga, olid siis kirjutanud mingid märksõnad välja, et mille järgi siis nagu otsida Pruunsilla enda kirjavahetusest infot. Ja seal märksõnadel, otsingusõnadel olid Seeder, Isamaa, isamaalised, Solman. Ühesõnaga, seal olid nimed, seal olid mõisted, mis ei olnud seotud Pruunsilla ja Humala kaasusega, vaid mis viitasid sellele, et tegelikult kalastatakse. Menetluse algatamise üks eesmärke oli kalastamine Pruunsilla arvates, selleks, et siis saada rohkem informatsiooni
erakond Isamaa kohta ja nüüd me ju teamegi, et tegelikult ongi Isamaa vastu ju algatatud avalikult menetlus ja see nüüd võtab ilmselt ka veel tükk aega, kuni võib-olla järgmiste valimisteni, eks ole. Et sellel on ilmselge poliitiline maik juures. Ja on loomulikult poliitiline maik ja kes loomulikult mäletavad seda, et Isamaas oli ju üks selliseid Isamaa juhttoolile kandideerivaid kandidaat nimega Lavly Perling, kes oli pikka aega Eesti peaprokurör ja kellel olid pikka aega olnud suhted nii-öelda Eesti süva- ja püsiriigi kõige olulisemate isikutega, kaasa arvatud ka abielulised suhted, näiteks Jüri Pihli ja siin nüüd teistega kapost samamoodi praeguse abikaasa näol, et tegu on sellise, nagu siin ongi nimetatud proua süvariigiga, kes oleks tahtnud sammuda Isamaa esimehe või esinaise toolile, istuda seal maha ja põhimõtteliselt teha Isamaast selline veelgi rohkem süvariigi käepikendus, kui ta praegu on, ma arvan. Et Pruunsild ilmselgelt esindab mingisugust sellist suunda Isamaas, mis ei ole niivõrd meeldiv kas siis Lavly Perlingule, süvariigile ja sellisele liberalistlikule internatsionaalile. Ning kui siis jõuti sinna välja, et Lavly Perling ja kogu see punt, kes üritas Isamaad üle võtta, välja visati ja nad moodustasid erakonna parempoolsed, siis on Pruunsild avalikult rääkinud sellest, et see oli siis endise peaprokuröri, kujutate ette endise peaprokuröri, kellel ei tohiks olla mingisuguseid reaalseid sidemeid või autoriteete enam selleks, et kellegi suhtes mingeid menetlusi algatada ja protsessi algatada. Selle endise peaprokuröri kättemaks Isamaa ühe pearahastaja Parvel Pruunsilla vastu. Ehk siis selline isiklik kättemaks, mida mängitakse välja ei millegi muu kaudu kui ametlike Eesti õiguskaitseorganite kaudu, kes selliseks isiklikuks tarbeks hakkavad siis aastate pikkuseid protsesse algatama nii, et nad loomulikult raiskavad sealjuures meie kõigi maksuraha. No see on ei mitte midagi muud kui selline banaanivabariigi muster ja korruptsioon lihtsalt, kuidas riiklikku aparatuuri kasutatakse oma isikliku vendeta tegemiseks või mingisuguste muude süvariiklike poliitiliste agendade elluviimiseks ja nendele vaenulike agendade välja tõrjumiseks Eesti poliitiliselt maastikult. Niimoodi ei tohiks mitte ükski õiguskaitseorgan töötada. Ja on räägitud selgelt, et see ongi selline kättemaks, tähendab, ja siis Pruunsild on välja tulnud ka sellest, et kapo käitumine nagu tema vastu on olnud põhimõtteliselt selline, et ongi, nagu sa mainisid, kalastatud selle ERMi kaasusega põhimõtteliselt seda, et saada kätte tema arvuti, tema kui Isamaa ühe suursponsori arvuti, et sealt vaadata siis, millised on sidemed ja neid sidemeid loomulikult tilgutada igale poole meediasse. Vaat see on üks teine tasand, mis nõuaks nagu veel vaata pikemat kommentaari, et kuidas on võimalik, et meil prokuratuurist tilguvad kõik andmed, mis peaksid olema protsessisiseselt kuidagi salastatud, tilguvad meediasse, tavaliselt saab sellest aimu Luige meedia väljaanded ja Delfi. No siin Pruunsild mainib nii Delfit kui ka Äripäeva, kus siis tema kirjavahetus on ilusti välja toodud ja võetud siis tema arvutist ja kogu rahvale lugemiseks välja toodud. Et nende protsesside üks aspekt on see, et tuaksegi inimeste nii-öelda eraelulised detailid kogu avalikkuse ette. Idee on ju selles, et inimest kuidagi avalikkuse ees häbimärgistada. Sest kui sinu vastu on ju algatatud protsess, no siis kõik ütlevad, et kuulge, aga ju seal siis midagi on. Et kui suitsu seal tuld, et ju siis mingi hämar värk seal ikkagi on, et kui meie ausad, üdini ausad prokuratuuri
esindajad ja kaporatuuri esindajad on siis nüüd ikkagi vahele võtnud selliseid mingisuguseid kahtlaseid ja korruptiivseid elemente siin, et ju seal siis midagi on, et see on see, mille peale mängitakse samamoodi. Et nüüd on siis Pruunsild ja Humal õigeks mõistetud, Humal samamoodi on ju mees, kes on kritiseerinud 15 aastat Rail Balticut, teinud seda äärmiselt argumenteeritult. Mul on iseenda temaga tehtud mitmeid raadiosaateid, Objektiivis on, ma ei tea, 4, 5, 6 intervjuud Priit Humalaga, kus ta võtab kokku Rail Balticu absurdumi, kritiseerib seda väga mõistlikult, rahulikult, argumenteeritult, on teinud suurepärase töö selles vallas ära, et ka sellise mehe vahele võtmine ühes Pruunsillaga on ju nagu kaks kärbest ühe hoobiga. Et ka tema kriitika on põhjustanud Rail Balticu suunas, mis on selline riiklik räkit põhimõtteliselt, ikkagi väga palju ilmselt probleeme. Ja Pruunsild ütleb ka, et ühes ERR-i intervjuus, mida ta on hiljuti andnud, kus ta võrdles Kapot ja Kaitsepolitseiametit KGB-ga, ütles, et see oli algusest peale selge, et kogu selle ERMi asi ei olnudki loodud selleks, et siin kedagi süüdi mõista. See oli naeruväärne tegelikult ja mina ütleksin, et ka need inimesed, kes viisid läbiotsimisi mu laste magamistubades, kanalas, kasvuhoones ja saunas, peaks kuidagi vastutama, ütleb siis Pruunsild. Ja toob ta siis sellise inimliku aspekti, mis on selles mõttes äärmiselt oluline kogu selle asja juures. Kui ma küsiksin täitsa inimlikult sealt, et mida te otsite, kuidas te otsite, tehakse mulle kalanägu. Nendel inimestel on ju ka kodus pered ja omad suguvõsad. Kas nad ei mõtle, et nad on teatud mõttes nagu mingisugune KGB osa või et nad on tegelikult ühe vägivallaaparaadi osad, kes tegelikult kiusavad lihtsalt ausaid ja normaalseid inimesi, ütleb Pruunsild. Ja see on tegelikult väga hea küsimus, sellepärast et see kaporatuuri käitumine Pruunsilla vastu, et põhimõtteliselt sulle tullakse koju ilma ette teatamata, võetakse sind vahi alla nagu Joosef K. Kafka romaanis Protsess, ilma et sa teaksid, et sa midagi kurja oleksid teinud, nii nagu Kafka oma romaani alustab, ja hakatakse teostama läbiotsimist, kujutate ette, teile tullakse sisse, hakatakse rääkima teile sellest, kuidas on vaja teie laste tubadesse tungida, kanalasse, tomati kasvuhoonesse, igale poole mujale, et saada kätte mingisuguseid andmeid ja teie arvutid ja isiklikud andmed. No see on ju tõesti meenutab mingisugust muud ajastut. See meenutab just nimelt nagu Nõukogude aega ja seda, kuidas nagu tolleaegne KGB käitus inimestega. Aga jah, see nii-öelda selline karistamatuse element kogu selle asja juures, vastutamatuse element selle kaasuse juures on võib-olla peamine, mille juurde nagu tasuks tulla, sest nii Pruunsild kui ka Humal korduvalt räägivad täiesti avalikult sellest, et meie kaporatuur, nimetame seda siis sellise ühisnimetusega, alates riigipöördest või valitsuse kukutamisest, kui EKRE, Isamaa ja Keskerakonna valitsus kukutati jällegi süüdistuste kaudu, millel puudusid ka suuremas osas alus. Ja põhimõtteliselt tehti seda siis päev enne abielureferendumi Riigikogu otsuse hääletust. Et see oli üks selliseid nii-öelda võimu näitamisi, millega siis näidati, et kelle käes siin vabariigis tegelikult võim on ja milliseid referendumeid või asju siin teha saab, milliseid järele uurimisi ka näiteks rahapesu küsimuses endise rahandusministri Jürgen Ligi vastu teha saab ja milliseid mitte. Ning see oli teatavas mõttes selline esimene linnukene, millega nagu avalikkuse selgroog murti, kus põhimõtteliselt inimesed, kes sellised protsessid algatavad, ei vastuta mitte millegi eest. Nad varjuvad ametkondade müüri taha ja Pruunsilla ja Humala kaasus on üks väga hea näide nendest tegelikult arvukatest juhtumitest, mis siin Eestis on olnud. Mina olen ka Objektiivis vahendanud siin Kajar Lemberi juhtumit ja teinud taga pikema intervjuu sellel teemal, kuidas teda väntsutati prokuratuuri poolt samamoodi
põhimõtteliselt kalastades talt mingisuguseid andmeid ja lõpuks siis pandi viimase variandina, et kogu protsess edasi viia, pandi sinna, jäi siis sõelale see mingisugune nii-öelda väidetavalt 8-eurone korruptiivne juukselõikus, milles ka Kajar Lember õigeks mõisteti. Ja kujutate nüüd ette, et tõepoolest inimene on läbi lohistatud süsteemi hammasrataste vahelt, kõikidel ei ole, nagu Pruunsild ka ütleb, üldse selliseid majanduslikke vahendeid, nagu Pruunsilla käsutuses on, tegu on ühe Eesti rikkama inimesega ja ei ole ka sellist närvikava, nagu Pruunsild ütleb, et sellisele protsessile vastu seista. Et ühel poolt on sul süsteem, nagu ka sina ütlesid, mis kasutab meie maksumaksjate vahendeid, teeb seda teatavas mõttes täiesti meelevaldselt ja võib-olla isikliku vendetta või poliitiliste kättemaksu motiivide alusel, maskeerides need mingisuguseks objektiivse uurimuse ja protsessi riietega ja viie ja tarides inimesed läbi Eesti kohtusüsteemi meie enda rahadega. Olukorras, kus meie ise peame, nagu siin on juttu olnud, maksma selle protsessi ise kinni ja isegi siis, kui me oleme õigeks mõistetud, nagu Pruunsild ja Humal, peavad nad kohtu lahendi järgi ikkagi maksma kinni osa oma enda õiguskaitsekuludest. See siis ulatus nende meeste puhul seal kuskil 30 000 ringi. Pruunsilla õiguskaitsekulud kokku olid seal kuskil 220 000, nii nagu mulle meelde jäi. Aga millegipärast siis üle 30 000 on ikkagi vaja veel kinni maksta õiguskaitsekulusid olukorras, kus on selgelt öeldud, et prokuratuur on eksinud, on seda protsessi viinud läbi täiesti valedel alustel ja kohus on inimesed õigeks mõistnud, aga mitte midagi pole teha. Sina, kes sa oled selle hammasrataste vahele jäänud, pead veel osa sellest kohtukulude maksumusest ilusti kinni maksma. No tegelikult see meenutab seda kaasust, mis siin alles hiljuti oli hea sõbra ja kolleegi Varro Vooglaidi ja sihtasutuse Perekonna Traditsiooni vastu, kus Varro Vooglaid ja SAPTK jõudsid siis kohtusse. Eelkõige meie siis süüdistasime Kaja Kallast otsesest valeväite levitamises. Kaja Kallas rääkis sellest, kuidas meie SAPTK poolt korraldatud meeleavaldustel, minu ja Varro poolt korraldatud meeleavaldustel politseid rünnati. Ja viisime selle asja kohtusse ning jõuti välja lahenduseni, et tõepoolest Kaja Kallas levitas valeväiteid, aga sellest hoolimata SAPTK ja Varro Vooglaid eraisikuna peavad osa oma kohtukuludest kinni maksma. Varro Vooglaid vist oli see 30% ulatuses ja SAPTK 50% ulatuses kohtukuludest. Et huvitav küll, Kaja Kallas valetas, meie jõudsime kohtus otsusele, kus kohus tunnistas, et Kaja Kallas valetas meie puhul. Kaja Kallas oli kohtuotsuse tulemusel sunnitud avalikult vabandama, mida ta ka tegi Facebooki vahendusel ja tulemus on see, et Varro Vooglaidile on seal mingisugune mitme 1000 eurone arve praegu tasuda ja sihtasutusel Perekonna Traditsiooni kaitseks täpselt samamoodi. Et see on siis nagu Eesti kohtusüsteem, et see on nüüd üks tasand, et ühelt poolt meie prokuratuur ja kaporatuur keelduvad vastutamast, mitte ei keeldu ainult, vaid neil ka ei nõuta vähimalgi määral mingit isiklikku vastutust olukorras, kus nad alustavad isiklikule vendetale või poliitilisele eelistustele algotatuid põhimõtteliselt korruptiivseid kättemaksuprotsesse ja siis teisel pool on kodanik, kes peab oma kohtukulud kinni maksma ja isegi kui ta saab kohtus õiguse, siis peab ta ikka, sõltub siis kohtuotsuselt, aga näiteks SAPTK puhul oli see, et pooled oma kohtukuludest ise kinni maksma olukorras, kus on öeldud, et teine pool on süüdi ja levitanud sinu kohta valeväiteid. Et see on nagu Eesti kohtusüsteemi pale praegusel hetkel ja see vastutamatus, isikliku vastutamatuse puudumine, see, et need isikud nii kapos kui ka prokuratuuris lihtsalt
täidavad mingisuguseid suuremaid soove, kellegi soove, olgu see Lavly Perlingu soov või mingisuguste muude instantside soove, viies inimesed läbi Eesti kohtusüsteemi, see on sügavalt problemaatiline olukord. Et see nüüd asetab selle, mida me nimetame õigusriigiks täieliku löögi alla. Minul ei ole õigusriigi osas Eestis enam ammu mingeid illusioone. Ma arvan, et Eesti kohtusüsteem ja Eesti prokuratuur ja õiguskaitseorganid eelkõige mängivad õigusriiki, et siin puudub tegelikult õigusriik, aga sellest hoolimata see olukord, et niimoodi tehakse inimestega, see nüüd asetab nagu tõsise küsimuse alla selle, et mis meil siin Eestis praegu üldse toimub. Ja nüüd, Pruunsild on öelnud seda, et ta kaalub ka minna siin, olgu siis, ma ei tea, kas kapo või vähemalt prokuratuuri vastu veel kohtusse selles olukorras, et temal neid vahendeid on, et talle ilmselt pakub see mänguvõlu, et näha seal, ma ei tea, Taavi Perni ja teisi kohtupingis nüüd seletamas, et mida nad tegid selle ERMi kaasusega, mida te nüüd siin jaurasite siin ERMi kaasusega, kuidas on võimalik, et selline kaasus üleüldse algatati. Et saab näha, mis sellest nüüd siis edasi välja tuleb, aga tavakodanikel, kellel puudub igasugune rahaline kapatsiteet selliseid protsesse läbi viia, puudub ka absoluutselt õigus Eesti ühiskonnas ja loomulikult sellise nõrgema närvikavaga inimesed, nagu sa isegi ütlesid, lähevadki võib-olla kompromissile, lähevad kokkuleppe menetlusele, tunnistavad ennast osaliselt süüdi, et peasi, et sellest kadalipust välja saada kuidagi ja minna kuhugigi oma finantse ja närve taastama. See olukord on drastiline ja selle tunnussõnaks on kaporatuuri, prokuratuuri ja Kaitsepolitseiameti täielik vastutamatus. No ja täpselt seda Pruunsild siin oma erinevates intervjuudes ju ka välja toob. ERR-ile on ta öelnud, et kõik näeb nii kohutavalt halb välja, sellist Eesti Vabariik ei tohiks olla, kus õiguskaitseorganid saavad absoluutselt karistamatult toimetada. Keegi peab lõpuks need inimesed vastutusele võtma. Ja ühes teises intervjuus, mida sina juba tegelikult alguses tsiteerisid, ütleb ta, et prokuratuur on karistamatu, kaitsepolitsei on täiesti karistamatu ja riigi juhtivprokurör Taavi Pern muudkui ajab minu ja Isamaa vastast asja edasi. Ameerikas pandaks selline inimene kinni, sest on kohtus korduvalt valetamisega vahele jäänud. Kuidas saab õigussüsteem niimoodi töötada? Küsib siis Pruunsild. Aga näe, saab töötada ja tundub, et täiesti karistamatult saab töötada. Ja meil on lausa ju kombeks nii poliitikutel kui ka ajakirjanikel ja teistel avalikkuse ees esinevatel inimestel häält päristada, kui tuleb kõne alla siis mingisugune prokuratuuri käik või ka PPA otsus seal kellegi suhtes menetlust alustada või et kui mingi asi on juba kohtusse jõudnud, et mina usaldan Eesti õigussüsteemi. Mina täielikult usaldan meie prokuratuuri, meie politseid, meie kohtuid. Vot selline sügava usulise veendumuse varjundiga siis hääles öeldakse siis väljendatakse, see on nagu usutunnistus, et mina usaldan meie õigussüsteemi. Ja tegelikult me ju teame, et ei ole põhjust usaldada, et demokraatlikus riigis ei saa olla mitte ühtegi valdkonda ja mitte ühtegi asutust ja mitte ühtegi inimest, mitte ühtegi riigi palgal olevat inimest eriti, keda ei saaks ega tohiks kritiseerida ja kellelt ei saaks nõuda läbipaistvust ja vastutust. Sinna juurde muuses käib veel üks selline lisapunkt Eesti sekularistliku vabariigi usutunnistuses. Mina usaldan meie valimissüsteemi. See on veel kõige absurdsem. No mina usaldan teadust ka loomulikult ja Eesti meditsiini, eks ole, et me kõik oleme siin suured usklikud. Olgu see nagu naljaga lisatud, aga jah, et siin keskne küsimus ongi küsimus vastutusest. Selles kogu selles saagas, et miks on nagu põhjust rääkida, et mina ei ole olnud Isamaa valija tegelikult väga pikka aega, võib-olla kunagi algusaegadel, kui Isamaa tundus sellise ainsa, eriti kui ka RSP 90ndatel aastatel liitus Isamaaga
ja noh, tundus, et siis Isamaa on nagu selline rahvuslik ja patriootiline erakond Eestis, aga ma ei usu, et hiljem ma ei ole kindlasti nende poolt kunagi hääletanud ja mul ei ole ka praegu mitte vähimatki huvi mingisugust promo teha neile või ka neid kuidagi kannataja rollis, märtri rollis näidata, et ma lihtsalt olen kodanikuna äärmiselt häiritud sellest, et meie riigis, meie raha eest selliseid asju on võimalik teha ja karistamatult teha, tehakse jätkuvalt. Ja küsimus ongi ju selles, et kui mainisid, et tavakodanik ei suuda ennast kaitsta, et tegelikult enamik meie kodanikest hoiabki oma suu kinni sellepärast. Et kui me nüüd küsime, et miks meie riigis ei ole praegu selle valitsuse vastu suuri meeleavaldusi või sellist poliitilist aktivismi, ma arvan, et üks põhjendus on see, et inimesed ei julge. Inimesed ei taha endale jama kaela. Nad ei taha, et neid töölt lahti lastakse. Nagu me nägime koroonakriisi ajal, siis tegelikult ikkagi üsna paljud inimesed kaotasid oma töö, sest nad ei olnud valmis tegema midagi, mida riik neilt nõudis. Nüüd muideks, see on küll selline kõrvalepõige meie tänasest jututeemast, aga ma nägin uudist selle kohta, et on kooskõlastusringile tulnud seadus, mis näeb ette vaktsineerimiskohustuse. Et ühesõnaga, et kui inimene keeldub sellises olukorras, nagu koroona ajal oli, immuniseerimisest, et siis teda ootavad ees trahvid kuni 300 trahviühikut ja juriidiliste isikute puhul siis, kes nagu sellele vastu seisavad 100 ja 100 000 eurod. Nii et see on ka üks teema, mida siin Objektiivis peame hakkama jällegi taas üles võtma. Aga tulles tagasi selle kaporatuuri oma voli ja peremehetsemise kohta, see on Eesti poliitilisel maastikul ja üldse Eesti riigi elus, ilma et nende üle mingisugust reaalset tsiviilkontrolli oleks ja üldse keegi neid nagu justkui mõjutada saaks. Vähemasti ei ole vist veel neid hoobasid väga üles leitud, eks ole, et siin on meil ju Kalle Laaneti näide, kes on valitsuserakonna liige, Riigikogu liige lausa, Reformierakonda kuulub ja kui tema ministrina hakkas ka prokuratuuri tegevuse vastu nagu lähemalt huvi tundma, siis algatati tema suhtes menetlus ja ta on tänaseks päevaks ka süüdi mõistetud. Et ta seal rentis oma korterit Tallinnas nii-öelda lähisugulasele või siis inimesele, kes siis on tema abikaasaga seotud ja mõisteti süüdi ja näidati sellega prokuratuuri poolt talle koht kätte, et ei mees, sina ei esita meile küsimusi, sa võid olla minister, sa võid olla isegi valitsuserakonna, isegi peaministri erakonna liige, aga sina meid ei piira, sina meile küsimusi ei esita. Vaata, nüüd oled sa süüdi mõistetud ja võitle edasi. Võib-olla teises astmes saad õigust, võib-olla Riigikohtus saad õigust, aga vaata, sa oled süüdi praegu. Et see on täpselt see, et kui sa lähed selle monstrumi vastu, poliitiku, tavainimesel ei ole üldse võib-olla selliseid võimalusigi selliste väga värvikate protsesside ohvriks langeda, et ei ole võimalik, kui see ei ole riigivõimu juures, siis ei saa ka korruptsiooni olla selles tähenduses, eks ole, et sind saab süüdistada või kahtlustada, nagu Pruunsilla ja Humala puhul saab kahtlustada siin mingisuguses korruptiivses tehingus või toimingu piirangu rikkumises. Aga tavainimene hoiab oma suu kinni, hoiab madalat profiili, ei hakka pahandusi otsima ja nagu me teame, seda ju ütles endine politseiülem Elmar Vaher, kes ka sattus selle sama süsteemi hammasrataste vahele, kes pärast seda, kui ta oli öelnud, et Eesti riigiga ei jamata nende koroonaprotestijate ja Elvis Braueri kohviku vastu, ta seda ütles, et Eesti riigiga ei jamata. Ja ta sai täpselt selle sama kadalipu osaliseks, nii et väidetavad siis Kaitsepolitseiameti tollase peadirektori Arnold Sinisalu niidi tõmbamisel, eks ole. Et siis täpselt samamoodi. Selles mõttes keegi ei ole selle meelevaldse süsteemi eest kaitstud. Ja vaata veel üks aspekt, mida ma tahaksin praegu puudutada. Et sa tsiteerisid Pruunsilda, kes ütles, et need kaitsepolitsei töötajad, kes tal seal kodus käisid läbiotsimist korraldamas,
kes siis vaatasid ka laste magamistoad läbi ja kanala ja kasvuhoone, ma ei tea, mis infokilde siis Pruunsild nende meelest pidi seal kanalas või tomatitaimede vahel siis varjama, et võib-olla midagi väga olulist, aga ühesõnaga, et ka sellised näidis läbiotsimised ja näidis arreteerimised ja vilkuritega järgi tulemised on ju ka kõik tegelikult sellise show osad, mida siis tehakse ühelt poolt ohvri alandamiseks, nii-öelda paika panemiseks, et näete, me näitame sinu peal praegu riigivõimu kogu jõudu või isegi mitte kogu jõudu, aga näitame nagu seda, kui palju meil üldse on põhimõtteliselt võimalik sinuga nüüd ette võtta. Et oleks võinud saata eriüksuse peale, oleks võinud saata kopterit peale, mis Eesti riigil siin üldse veel olemas on, aga meil ju väga palju ei ole olemas. Nii et see on nagu sellise riigi täieliku üleoleku ja ülemvõimu demonstratsioon. Ja Pruunsild siis nagu arutles selle üle, et mis inimesed need on, et kes niimoodi teevad, kes niimoodi otsustavad, kes selliseid asju läbi viivad. Et neil on ju omal ka pered kodus. Et miks nad niimoodi siis käituvad. Ja vaata, see on minu jaoks väga huvitav küsimus, see tüpaaž. Need inimesed, kes olles võimu juurde saanud või kelle käsutusse on antud mingi osa riigi võimust, näiteks just menetlusvõimust, prokuratuuri või Kaitsepolitseiameti või ka PPA puhul. Et need on inimesed, kellel on korraga meelevald sinu elu üle, kelle käes on meelevald sinu elu ära rikkuda, kui sa ei taha koostööd teha, kui sa hakkad vastu midagi taolist või kui sul on lihtsalt valed poliitilised vaated, nagu mõne EKRE inimese puhul, ka EKRE-t on ju tegelikult kotitud siin erinevate inimeste kaudu, nagu me teame, et kust need inimesed tulevad. Pruunsild võrdles kapot KGB-ga, vähemasti metoodika poolest, aga nii palju kui mina KGB, ütleme seda ajalugu tean, KGB-s töötasid ikkagi siin Eestis, Eesti-NSV KGB-s ikkagi suurelt jaolt venekeelsed inimesed, nõukogude inimesed. Et oli loomulikult ka eestlasi, kes läksid KGB-sse tööle, jah, eks ole, et loomulikult oli ja me teame ka nende nimesid ja osad on siin lausa isegi mälestusi ja raamatuid avaldanud. Nii, aga kapo peaks ju olema nagu meie Eesti Vabariigi, meie enda selle armsa väikse saunakese nii-öelda silmad ja kõrvad, kui tuua sisse see president Allar Karise kujund, eks ole, et meil on väike armas saunakene siin selle Eesti riigi näol. Eks ole, me muudkui viskame nüüd leili, aga siin on selline saunamees ka olemas, kes siis peaks nagu korra järgi valvama. Või võtame siis pätsuaegse poliitilise politsei, et need on meie omad inimesed, kes lähevad tegelikult sellise võimuteenistusse ja kes elavad ennast välja oma kaaskodanike, oma kaasmaalaste peal. Ja see tüpaaž on tegelikult väga huvitav ja sellele tuleks, minu meelest mitte võib-olla tänases saates enam rohkem tähelepanu pöörata, aga üldiselt küll, et kust tulevad sellised inimesed, kes võtavad enesele sellise jupi jumala rolli ja elavad täiesti seda võimu, seda pisikest võimukest, mis on nende kätte antud riigi võimu poolt välja teiste peal ja teostavad mingisuguseid oma, ma ei oskagi öelda, milliseid huvisid või et nad ennast paremini tunneksid kuidagi, nagu ütleme mõisa ajal, kus siis ikkagi ju leidus neid tallimehi, eks ole, kes siis tõrksa talupoja panid pikali ja lasid selja paljaks võtta ja andsid talle 100 tulist või nagu mõisaarra ütles, olid seal omad kupjad, omad kiltrid, omad aidamehed, kes mõisa heaks töötasid ja olid valmis oma kaasmaalastele nii-öelda käru keerama. Et see on tegelikult kõige vastikum inimtüüp üldse, mida saaks ette kujutada minu arvates. Aga see on nagu üks aspekt kogu selles asjas. Ikkagi peamine küsimus on see, et kuidas sellest olukorrast nüüd edasi liikuda ja liikuda selles suunas, et Eesti saaks taas kord õigusriigiks või vähemasti, et need õigusriikluse deklareeritud printsiibid ja ideaalid põhiseaduses ükskord siis ka lõpuks hakkaksid meil päriselt riigielus kehtima.
et see tähendab seda, et ikkagi prokuratuur ja Kaitsepolitseiamet ja teised sellised õiguskaitseorganid ja võib-olla ka kohtud mingil määral tuleb võtta ikkagi ühiskonna kontrolli alla, avalikkuse kontrolli alla, mitte poliitilise kontrolli alla, vaid just nimelt avalikkuse kontrolli alla. Et need organid, need inimesed, kes seal töötavad, kes otsuseid langetavad, kardaksid avalikkust, mitte vastupidi. Mitte nii, et avalikkus kardab neid ja ei julge midagi ütelda, vaid et need inimesed läheksid tööle kartuse ja värisemisega. Kartes, et kui nad teevad mingisuguse eksimuse, et siis sellisel juhul järgneb avalik pahameel, hukkamõist ja tulevad ka võib-olla kriminaalkaristused neile selliste otsuste eest. Nii et see on see, mille üle me tegelikult peaksime nüüd arutama hakkama ja see on ka see põhjus, miks üldse me sellest Pruunsilla ja Humala kaasusest ja prokuratuuri tegevusest räägime, et mitte lihtsalt huvi pärast, et kuidas üks või teine kohtuprotsess on läinud, vaid et sellel on minu meelest ääretult suur ühiskondlik kaal. Ja sa mainisid väga olulisi teemasid siin, enne kui ma võib-olla selle lahenduse juurde tulen, milleks juba etteruttavalt ütlen, ei ole midagi muud kui lahendus, mille juurde me siin saates ikka ja alati lõplikult tuleme, on Eesti riigi uueks loomine. Enne seda ma mainiksin võib-olla seda inimtüübi küsimust, see on väga huvitav ja oluline küsimus. Sellepärast, et ma ise koroonadiktatuuri päevil mäletan, et kasutasin sellise inimtüübi kirjeldamiseks sõnu minitürann ja taskudiktaator. Need on sellised inimesed, kes tegelikult on oma olemuselt orjameelsed ja nagu ikka orjal ei ole tal eesmärgiks mitte saada vabaks inimeseks, vaid saada ise orja pidajaks, teiste alandajaks, teiste mahasurujaks. Ning see on üks nagu inimtüüp, mis mentaalsel tasandil tuleb Eestist välja juurida. Et tuleb kõikjal edendada just nimelt sellist nii-öelda vabat mehe vaimu ja ei ole vähe neid inimesi Eestis, kellel ka on tõeliselt nagu hea süda ja vabat mehe vaim, kes võiksid ka riigimehelikult käituda sellises olukorras, olles positsioonil, kus on võimalik oma vaenlaseid niimoodi alatute võtetega alandada, siis peaksid need inimesed tulema ütlema et mina seda sama mängu ei mängi teiega. Nii. Ja isegi kui tullakse öeldakse, aga nemad mängivad sinuga seda mängu, siis paranemise poole ei lähe siis, kui meie ütleme, aga meie mängime nüüd teiega täppi pealt seda sama mängu, mida teie meiega mängisite. Et see ei ole tegelikult lahendus. Lahendus on vabat mehe vaim, mis on eelkõige riigimehe ja ühe vaba kodaniku vaim. Ja seda just nimelt selles prokuratuuris, sellises alluvussuhtes, sellises pisikestes, väikestes minitürannides ja taskudiktaatorites ei ole. Need on need samad inimesed, kes korduvalt on ennast juba näidanud koroonadiktatuuri ajal, et kui oli vaja, siis mindi enam-vähem kittuma riiklikele organisatsioonidele, et kulge naabli ilmel vist ei ole ikka see süst veel tehtud, ta tuleb ja annab mulle selle kurja tõve edasi. Ja nüüd siis veel riiklik amet, mis on seakasvatust hakanud kuidagi siin pihtide vahele võtma, eks ju, on öelnud ja rääkinud sellest, et tuleks tegelikult kehtestada ka selline olukord, et me saaksime kituda nende inimeste peale, kellel kuskil on siga omal aias kasvamas. Et see oli siis üks Eesti maaelu ametitest, kes siis reaalselt algatas kampaania selleks, et kui keegi kuskil loata kasvab siga, siis oleks tegelikult vaja ikkagi tulla ametile teatama, et sellise Eesti riigi proportsionaalse jõuga vilkurite ja tulukestega tulla ja võtta see inimene siis vahele tädi Maali jõulusiga seal ja tädi Maali panna suruda oma köögipõrandale maha, et näed, vaata kus kurjategija. Et need on need väikesed inimesed ja sellist väiksust, mille vastand on suuremeelsus, vabadus, hingesuurus. Sellist väiksust tuleb Eesti ühiskonnas välja juurde ja just nimelt seda võib juurida välja ainult sellega, et omaenda perekonnas, omaenda rahva juures, koolis, igal pool rääkida suuremeelsuse, vaba kodaniku, hinge ja vooruste tasandi vajalikkusest. Kui seda ei ole, siis just nimelt sellised väikesed inimesed, minitürannid, taskudiktatorid
dikteerivad seda vaimset õhkkonda, mis meil siin Eestis tõepoolest on. Ja teine asi, mida sa puudutasid, on väga, väga oluline jällegi, et sellise repressiivsüsteemi kaudu, mida minitürannid, taskudiktaatorid üleval peavad, tekitatakse hirmu õhkkond. Ja me näeme, et meil hakkab siin jälle uuesti välja tulema selline vihakõne seaduse arutelu, praegu on tõsised probleemid siin maailma tasandil, et ma ei tea, kas Eestis kunagi sinnamaani jõuab, loodetavasti ei jõua, et see vihakõne seadus nii-öelda isegi siin natukene õgvendatud vormis vastu võtta, aga ikka ja jälle selline väike pisikene inimene tuleb, seekord nüüd siis Liisa Pakosta isikus justiitsministrina ja ütleb, et ei, meil on vaja tegelikult seda hirmu õhkkonda siin lisaks kruvida veel. See ei ole piisavalt, et inimesed mitte ainult ei tegutseks, et nad kardaksid tegutseda Eesti ühiskonnas, vaid nad kardaksid ka välja, ütelda oma arvamusi ja tekiks selline üldine hirmu õhkkond, sest kui vastas on meelevaldne riigiaparaat, mis sind võib võtta vahele ükskõik millest, siis see on kõige parem repressiivorgan üldse, sellepärast et sa kunagi ei tea, mille eest sind vahele võidakse võtta. Kas see sõna, see lause, see termin, selline käitumismuster, kas selline asi võib kellelegi silma hakata ja sind võidakse kogu riigi karistuse ja õiguskaitse aparatuurist nii-öelda läbi viia või mitte. Ja see on kõige parem ja tõhusam kontrolliaparaat üldse, kus sul ei ole seaduslikku selgust selles küsimuses, mida sa võid teha ja mida ei või teha. Aga kui tulla nüüd lahenduste juurde, siis tõepoolest sa ütlesid, et see on avalikkuse küsimus, et avalikkus peab seda tegema täpselt tegelikult. Ma täiesti nõustun sinuga, et loomulikult see, mida avalikkus on siiamaani saanud ette söödetud failide ja andmete ja dokumentidega kaporatuurist, mida jällegi siis, mida müüb tegelikult oma veergudel Delfi ja võib-olla mingil määral Postimees, eks ju, aga eelkõige Delfi ja Luige meedia. Jälle tulles välja mingi artikliga, kus dokumendid ja kogu dokumentatsioon pärineb tegelikult prokuratuurist. Seal on mingisugused sidemed ja politseist ja prokuratuurist, mida tegelikult ei tohiks üldse sellisel kujul meediale anda ja kus siis on selline käsi peseb kätt olukord, et teie avaldate need dokumendid ja räägite, kuivõrd hirmus inimene see on, keda me siin süüdistame ja meie süüdistame teda siis edasi ja veame teda läbi Eesti kohtusüsteemi. Et see peaks olema tegelikult ümber pööratud. Ja ma loodan, et see Pruunsilla ja Humala kaasus on nüüd üks nendest kaasustest, mis seda ümber pöörab, et vastupidi, avalikkuse ja meedia tähelepanu peaks olema suunatud just nimelt prokuratuuri tegemistel, mitte nende süüdistatavate tegemisel. Et loomulikult prokuratuur süüdistab ka siin, ma ei tea, kriminaale ja teisi, et ei saa nagu minna ka täieliku nii-öelda mingisuguse vandenõuteoorias, et kedagi ei süüdistatagi õigelt ja igasugune süüdistus on vale süüdistus prokuratuuri osas, ei seda mitte kindlasti. Aga avalikkuse tähelepanu prokuratuuri osas peaks olema just nimelt ümber pööratud. Ehk siis teiste sõnadega meedia, aus meedia peab olema ja läbi valgustama prokuratuuri ja kapo tegevust, mitte vastupidi, et kaporatuur annab ja tilgutab meediasse mingeid endale sobivaid infokilde, mille abil siis avalikkust mõjutada, avalikku arvamust kujundada enda protsesside suhtes. Et see on sügavalt problemaatiline olukord ja mind paneb ikka jälle imestama, et ei küsita sügavamalt selle üle, et kust sellised dokumendid on ja mis alusel selliseid dokumente meediale levitatakse. See on üks selliseid vastutuse küsimusi, et kui siia saaks näpu peale, siis see on üks küsimus, mida tuleks teha, et ütelda, et vabandust, kes selliseid dokumente levitab ja ta peab jällegi vastutama isiklikul tasandil, oma töökohaga, oma palgaga, oma renomeega. See peaks olema ja ka muidugi tegelikult tuleb siin ka rääkida poliitilisest tahtest, et kui ei ole selget justiitssüsteemi reformi poliitilisel tasandil, siis see justiitssüsteem ja õiguskaitsesüsteem meil ka edasi siin õilmitseb. Ja see on riik riigis, me oleme rääkinud sellest, see on selline süva- ja püsiriik, mis toimib omaenda seaduste alusel
sinna võetakse neid inimesi, keda usaldatakse, seal on nii-öelda ringkäenduse ja ringkaitse seadus kõige ülema seadusena ja niimoodi ta siis toimib siin riigis, et kui sellele nüüd nagu poliitilise tahte raames ei saada konksu taha ja mingit reformi ei tule, siis ei tule ka tegelikult reaalset reformi meil siin nendes organites. Et me teame kõik, mis siis hakkab toimuma, kui reaalseid reforme hakatakse tegema. Ungari ja Poola näitel Euroopa Liit ka rääkis meile pikalt ja laialt ja süüdistas Poolat, kui seal oli veel konservatiivne valitsus, kuidas siis tehakse justiitsreformi ja kogu seda sama nõukogude ajast pärinevat kohtusüsteemi lammutatakse. Et õudus küll, et siin lammutatakse demokraatliku ühiskonna ja riigivõimu kolmikjaotuse justiitsvõimu ühte osist. Et siin on nüüd siis hirmus asi toimumas. Aga ei, muud moodi ei saa, et see peab tulema poliitilise tahtena, eelkõige rahvalt. Praegu on ilmselt veel liiga vähe neid, kes on kannatanud selle süsteemi all, aga selle probleemi avalikustamine, mida tegelikult Pruunsild ja Humal tänuväärselt teevad oma selle kaasuse kaudu ja see on jõudnud tõesti avalikkuse ette, selle probleemi avalikustamine, sellest rääkimine on üha vajalikum. Niimoodi, et kodanike teadvus selles küsimusest, et meil on probleem prokuratuuriga, meil on õiguskaitseorganitega probleem siin Eestis, et see ei toimi niimoodi, nagu ta peaks toimima. See toimib niimoodi, et seal nende otsuste üle ei vastuta mitte keegi. Et see on asi, mis aitab seda poliitilist valikut ette valmistada ja eelkõige erakonnad ja konservatiivsed erakonnad, kes on lubanud seda, et nad siin selliste reformidega edasi lähevad nagu EKRE ja teised, et ma loodan, et Isamaa samamoodi peale seda oma praegust kadalippu, mida ta läbi teeb, siis need erakonnad peaksid võtma nüüd tõsiselt käsile selle, kui nad peaksid võimu juurde saama ja eelkõige inimesed, kes neid valivad samamoodi nõudma, et see justiitssüsteemi reform võiks teoks saada ning poliitiliste otsustega võetakse prokuratuur reaalselt vastutusele ning kehtestataks ka, miks mitte seadusandlikul tasandil konkreetne vastutusahel, et kes vastutab mille eest, kui sellised asjad toimuvad. Sest praegu tundub, meil ei ole seda. Küsimus selle üle, kes valvab järelvalvajaid, seda küsimust tuleb ikka jälle küsida ning tuleb selge nii-öelda järelvalvajate järelvalvamise protsess algatada. Ja kui vaja, siis tuleb ka tõesti teha reaalseid juhtumeid ja viia inimesi kohtukulli, et kes on siis oma prokuratuuris oleku ajal oma enda volitusi ületanud. Aga seda eeldab eelkõige rahva huvi, see eeldab laialdast avalikustamist ja see eeldab poliitilist tahet, mida ma loodan Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnal on, aga mida ma loodan nüüd on üha rohkem ka Isamaal peale selliseid kogemusi. Ja, selle probleemi nimi on riigivõimu kuritarvitamine ja sellega ei saa mitte mingil juhul leppida, nii et prokuratuuri ja kapo käes on tohutu võim, mille abil saab hävitada nii poliitiku, nii ärimehe kui ka tavakodaniku ja me ei saa sellise olukorraga leppida. See oleks minu resümee. Ja, tõepoolest nii on. Aitäh sulle, Veiko, selle saate eest ja vestleme edasi järgmisel nädalal. Kõike head! Selline oli seekordne Objektiivi raadiosaade. Stuudios arutlesid Markus Järvi ja Veiko Vihuri. Kohtume järgmisel nädalal. Objektiivi raadio.